Transpordiameti allata on põhimagistraalide ääres 72 kiirusmõõtekabiini, nendest üle poolte on mõõteseadmetega täidetud. Lisaks veel on Politsei- ja Piirivalveametil mobiilseid kaameraid. Neid põhimõtteliselt igas prefektuuris üks komplekt või paar. Nende tõhususe tõstmiseks on nüüd plaanis nad alates 1. juunist panna tööle ka mööduvate sõidukite kiirust fikseerima. Seda juhtudel siis, kui seda olukord lubab on ja seda on tinginud just ennekõike see, et meil mootorratastega on toimunud väga palju liiklusõnnetusi eelneva aasta jooksul. Ja on vaja siis tegeleda sellega, et ohud nende poolt oleks ka maandatud. Et meil eelmisel aastal oli näiteks 11 õnnetust, kus kohas hukkusid mootorratturid ja mootorratturid kaasliiklejad ja kokku sai 119 mootorratturit vigastada. Huvitaval kombel on just mootorratturid olnud nende kaamerate vaateväljast privilegeeritud seisuses, sest puhtsõiduki tehniliselt on neil numbrimärk taga ja seda siklirahvas ka suurepäraselt teab. Kahjuks paljudel juhtudel kiiruskaamera nende jaoks on just tühine tähis tee ääres. Ära ei maksa unustada, et see kehtib ka kaugenevate sõidukite kohta. Meie enda politseinikud on märganud olukordi, siis nad ütlevad niimoodi, et kui mootorratas läheneb näiteks mobiilsele kiiruskaamerale, siis ta ei võta hoogu alla, kui tavaliselt autojuht ikkagi kiiruskaamerat märgates proovib pidurdada või sõidab nagu sihukese natuke rahulikuma kiirusega. Siis mootorrattal seda hirmu ei ole, ta teab, et tema kiirust ei fikseerita ja ma arvan, et see heidutav meetod võib-olla maandab kuidagi natukene ka seda hukkunute ja vigastatud arvu siis mootorratturite seas. Nüüd see tähendab, et hakatakse siis kaugenevate rataste ja ka autode kiirust mõõtma. Iseasi, kuidas see tehniliselt välja näeb, sest te teate, et statsionaarsed kaamerad vaatavad ühe raja suunas. Ilmselt on siis ikka mõte selles, et need, mis saavad võtta tagant, hakkavad neid kiirusi siis fikseerima. Teine oluline uuendus, mis samuti nüüd taas aktiivselt kasutusele võetakse, on rahunemispeatus, mida mõned aastad tagasi politsei katseliselt ka proovis. Aga ma arvan, see rahunemispeatus on niisugune hea asi, mida proovida järjekordselt. Ta küll vajab rohkemalt politseinike kohalolu, aga jällegi inimestele on ta niisugune võimalus, kus kohas sa saad oma selle liikluskäitumise või selle kiiruse ületamise üle natuke järele mõelda, võib-olla koos politseinikuga arutleda nende olukordade üle. Ja ta ei ole kohe trahvi määramine. Ma arvan, see on kõige tähtsam selle asja juures. Rahunemispeatus on alternatiivne karistus nendele juhtidele, kes piirkiirust ületavad kuni 20 kilomeetrit tunnis. Rahunemise pikkuseks on 45 minutit. Seda on mõõdetud ja tuvastatud, et see 45 minutit on see kõige optimaalsem aeg. Jah, ma olen kindel, et kui see 45 minutit tuleb valida jaanipäeva eelsel kuskile praami peale sõites, siis on see väga raske nöök, mida üle elada. Aga samas võib-olla, kui on mõistlik oleks mõelda ja siis planeerida oma sõitu selliselt ette, et ei peaks seda suurt kiirust ületama. 3 tunniga sõidab tänastes oludes kenasti Tallinnast Paidesse, seega suhteliselt pikk aeg, mis paneb kindlasti fakti, et teekonda peab alustama varem.